Läheks nüüd taskute juurde. Plaanis on mul 2 taskut või vähemalt 2 taskupõhja, et üks tuleb siia. Aga praegu ma hakkan seda tegema, mis siia tuleb. Ja ma ei saa ju teda teha lähemale kui siit. Ja ma saan ta teha maksimaalselt selle kohani. Õmblusvarud jätan. Palju ma jätta 1,5 sentimeetrit. Ja äkki peaks ta tegema natukene lühemaks. Siia sisse tulevad niidinaksid, ta võib olla lühem küll. Ta ei pea olema nii pikk. Ma arvan, et ma teen ta kuskile siia maani. Aga jätan õmblusvaru pool. Naksid, marker, 3 asja teen siia. Mul on värvivalik, mis kangast ma teen. Ja otse ma teen sellest kangasta. See muster jääb ülesse. Voltisin pooleks praegu. Nii. Ja nüüd ma lõikan selle järgi ära ta. Ma tegin sellise asja, et ma keerasin selle tasku nii-öelda paremad pooled vastu. Ma teen ta 2-kordsest kangast. Jätsin siia väike sava ja nüüd ma üritan ta tagurpidi keerata. Aga need nurgad ma lõikan ennem väiksemaks. Ja nüüd ma üritan ta keerata teistpidi. Nüüd ma teen sellise asja, et nurgad sain enam-vähem ära keeratud. Ja siit ma need õmblusvarud triigin nii-öelda sisse pressin kõik. Triikisin ära. Ja nüüd ma siia, kus auk on, siia panen 2 õmblust. Sellepärast, et ma tahan, et ta jääks tugev. Selle alumise poole ma õmblen siis mapi külge kinni ja siit hakkavad ülevalt siis tulema sisse pliiatsid. Õmblesin ma tasku nüüd kinni. Ja kuna ma tegin ju kõike silma järgi, siis mul jäi natukene, et see ülemine pool oli natukene laiem, mille ma kasutan siis sellest ära, et ma jätsin siia natukene rohkem õhuruumi ja siia sisse ma saan panna siis mis iganes niidinaksid ja mis töövahendeid mul veel on, et 3 asja saan siia sisse panna. Nii, 1 sahtel on valmis. Järgmine sahtel tuleb siia ja selle ma teen nii pika, et ma õmblen siia alumise kandi külge koos selle taskupõhjaga. Ja ma mõtlen, et kas ma peaks siit ka õmblema sinnamaani välja või. Ma mõtlen seda. Selle ma teen kindlasti sellest riidest ja siis on mul kilet vaja. Aga kõigepealt ma lõikan selle tasku ära. Ja tasku ma arvan, et ma teen ka 2-kordse sellepärast, et siis ta on nagu selline tugev. Nii, ma olen tegemas nüüd alumist taskut. See tasku tuleb mul suurelt siia. Ja ma tükk aega mõtlesin ja nüüd ma otsustasin niimoodi ikkagi, et ta tuleb mul terve selle ulatuses. Et ta tuleb siit äärest, tuleb siis kandiga. Alt tuleb kandiga kinni ja siit tuleb kandiga kinni. Nii. Sisemine tasku ja siin on see tasku, mille ma siia nüüd lisan. Ja ma mõtlesin, et ma tahan selle ära kantida sellise rohelise kandiga. Ma kandin niimoodi tegelikult, et ma triigin selle kandi kõigepealt pooleks ja siis ühe õmblust traageldan siia külge ühe õmblusega, siis õmblen. Tasku alumine pool on mul nüüd õmmeldud ja nüüd ma teen veel ühe taolise tasku, ainult et ma teen ta kilest. Läheb siis edasi minu töö. Ja järgmine etapp on see, et ma teen siia peale natukene kitsama tasku ja kitsama tasku teen ma sellisest kilest, mis niimoodi mõnusalt staatilist elektrit ja tolmu kisub. See kile on mul tegelikult ostetud päris ammu ja kui kuidagi huvitab, et kus seda leida, siis mina ostsin ta, ma ei mäleta, kas see oli Kodu Ekstra või mingi selline pood, kus müüdi siis muuhulgas ka vakstuid ja vaksturullide juures oli siis selline nii-öelda kilevakstu.
ja sellest kilevakstust teen ma siia natukene väiksema tasku, mille ma samuti kandin ära ja siis teen sellised vahed sinna. Minu taskuid said õmmeldud ja kandi ma muidugi pressisin enne õmblemist ära, sellepärast et kilet ju pärast ei maksa eriti nagu triikida. Ja nüüd mul jääb üle ühendada need kaks, seda ma veel ei ühenda, aga need kaks asja ühendan ma omavahel sellise kandiga. Õmblen siis siit läbi ja keeran siit alla. Ja rohkem mul sellega midagi teha ei ole. Avastasin ma praegu siis sellise asja, et ma õmblesin seda niipidi ja siit poolt on õmblus nagu ilusam. Aga ma pean ta panema hoopis niipidi, sellepärast et ma ei osanud üldse tähelepanu pöörata, et see kile on rullis ja see rull nagu kooldub kogu aeg ühele poole, et kui ma panen ta niipidi, nagu ma nüüd õmblesin. Isegi kui ma panen ta mõnes kohas kinni, siis see äär jääb niimoodi ülesse turritama. Ja kuna kile kooldub teisele poole, siis kui ma panen ta niipidi, siis ta jääb ilusti siia niimoodi vastu. Ja otsustasin teha sellise asja, et selle kileosa õmblen ma selle alumise külge umbes siit 1/4 peale. Ja umbes poole pealt õmblen ma siis selle alumise tasku külgeda. Ma üritan nüüd siia ühte sellist klappi misterdada, et kui ma selle klappi üles tõstan, siis siia alla tuleb nõelapadi. Ma lõikasin välja vildist sellise kolmnurga, mis jääb siia peitu, ühe väikese riba. Ja selle väikese riba ma siit keskelt tõmblen lihtsalt masinaga läbi ja siis saab siia nõelad pista. Ja kui ma klapi alla lasen, siis ta jääb siia peitu. Ma tahan nüüd niimoodi, et see klappi oleks lihtsalt mitte ilu pärast, vaid siia klapi sisse ma panen magnetid. Magnetid on mul tellitud, nad on 1,5 sentimeetrit laiad. Ja ma jätan siis, kuna ma ei tea, millal ma olen kätte saan, siis ma praegu tõmblen, jätan need vahed siia sisse, et ma saaksin pärast magnetit panna. No vot, üritasin õmmelda, mõtlesin, et tõmblen rohelise niidiga, et siis jääb niimoodi ilusti näha siit. Reaalsuses muidugi see roheline niit siit üldse midagi välja ei paista, eriti niimoodi pistan äärte alt läbi. Mõtlesin, kuidas ma seda taskut hakkan lahendama ja ma lahendasin niimoodi, kuidas kindlasti seda tegema ei peaks. Aga ma tahtsin niimoodi, et ma tahan kasutada ära seda tükki, seda pehmendusega kangast. Ja mul tuleb 4 kihti. Kõigepealt esimene kiht, mis jääb alla, on tavaline puuviljane. Siis see vahekiht tuleb sellest pehmest kangast ja siia peale tuleb 2-kordne, vot siiamaani, lillelisest kangast tükk. Kõik need 4 kihti ma plaanin kokku kantida. Ja siis ma teen sellise asja, et vot siit kohast pärast ma keeran ära ja õmblen siit alt siis selle põhjakülge kinni. Ja et siit kanti ma ei tahtnud panna, siis ma tegin niimoodi, et ma õmblesin lihtsalt selle voodri külge selle kanga ja siit kohast triikisin ta ära. Et siis ma saan hiljem, ei jää mul väga pakse, kui ma siit külje pealt näitan, eks ole, et ma niimoodi tuleb ta pärast. Okei, te kindlasti ei saa praegu aru, aga ma ise saan küll aru, mis loogika järgi ma teen.
selline asi tuli välja. Ma traageldan ta kokku. Traageldasin kokku kõik kihid ja tulevikus hakkab see siis nii olema, et siit kohast õmblen ma ta aluse külge, põhja külge ja siin on selline väike tasku praegu. Ja siia taskusse tulevad magnetid, kui nad jõuavad kohale. Ja siis ma lihtsalt käsitsi õmblen kinni siit. Ja et magnetid siin sees niisama lihtsalt ringi julbiks suvaliselt, siis ma pean neile välja mõtlema mingisugused kohad siia, et ma teen mingit tepin läbi õmblustega. Tegin valmis nüüd selle klapi. Ja mis ma tegin siis nii, et ma kantisin ta ära ja kandi otsa ma lihtsalt keerasin siia sisse. Pressisin selle kandi ära. Selle läbi on õmmeldud mul ülevalt alla sellised jooned ja siia sisse siis tulevad magnetid, magnetkettad. Ja pressisin ära ka juba selle, triikisin siia selle murdejoone ära, sellepärast, et nüüd kinnitan ma ta siia, siit kohast niimoodi, selle alumise sahtli külge, kuhu mulle parasjagu meeldib. Ma arvan, et ma panen ta siia kohta. Nüüd on ta mul ilusti siia kinni õmmeldud. Ja kuna siin on murdejoon, eks ole, siis mitte kuskilt mingisuguseid õmblus ei ole, kõik on sees peidus. Minu meelest on see nagu hästi oluline. Ja nüüd mul tuleb siia alla õmmelda see nii-öelda nõelapadi. Mida ma muidugi teadnud on see, et viltmasinaga õmmeldes venib, ma ei ole masinaga kunagi õmmelnud, et ta on sellepärast ei ole enam nii ilus ruut, nagu ta ennem oli. Aga no las ta olla niimoodi, enamus ajast on ta nii peidus siin alla. Võib-olla panen siia mingisuguse nööbi, vaatan, mõtlen. Nüüd järgmine etapp on see, et ma pean oma selle nii-öelda selle vahevoodri ja selle taskutega osa oma vahel kinni õmblema. Keskkoht on mul täpselt siin. Selle ma panen paika. Jah, ma kõigepealt traageldan ära, siis panen selle keskmise kandi ära siia. Ma tasandasin nüüd need ääred ära ja nüüd ma võtan sellise paela, mis mul ka kaante ümber on ja siit keskelt siis õmblen kokku kihid oma vahel. Õmblesin siia keskele nüüd ära selle paela. Lisasin paar kaunistust, praegu rohkem ma kaunistusi ei lisa. Ja sellega on minu siis see tasku nii-öelda sisemine pool valmis voodri küljes. Ja nüüd ma lähen selle kaane osa juurde. Siia ma panin ka sellise märgi, et mul meelest ära ei läheks, et handmade käsitöö. Et siin kaane osas on siis samasugune pael, mis on äärtest niimoodi läbi õmmeldud. See tähendab, et siin on sees nagu tühi koht ja võt sinna tühja kohta. Kavatsen ma lõigata selline kiirköitja on paksem peenikese riba ja see riba tuleb siis siia paela sisse tugevduseks. Läheb see sisse. Natukene sügavamale lükkama, sellepärast, et ta ei tohi mul pärast õmblemisel ette jääda. Nüüd on selline asi, et ma kinnitasin selle pealmise ja alumise omavahel ära. Ja mul on nüüd vaja nad omavahel ühendada ja seda ma teen nii, et ma ei õmble seda. Selleks on mul takk ja pael teebiga. Ja ma liimin selle takk ja paela siia. Teen natuke väiksemateks tükkideks.
mõtlesin, et nüüd on ta mul õmblemiseks paigal ja ta ka pärast ei hakka jooksma. Ja kui ma väga tahan, siis ma saan alati ta lahti võtta. Mul on puudu nüüd veel üks asi ja mul on puudu kinnitusklapp. Ja kinnitusklapiks ma kasutan siis seda jääki, mis mul jäi sellest tepitud riidest. Ja siis ma arvan, et sellest ja roosast kandist. Ja tuleb ta siis siia esikaane külge. Ja kinnitan ma ta siis siia taha pärast. Et siis on mul peaaegu valmis. Tähendab, mul on siis pandud siia üks kiht seda poodriga tepitud kangast ja siis üks see värviline kiht. Ma lõikan nad koos välja. Ja nüüd ma panen siia ümber kandi. Mul tekkis see probleem, et ma tahtsin, eks ole, magnetkinnitit panna. Nii nagu ma algul plaanisin, siis need õmblused jäävad näha ja seda ma ei taha, sellepärast ma tegin nüüd ikkagi, et lisaks nendele 2 kihile tuleb veel 3. kiht. Ma õmblesin siis need magnetid kinni ja nüüd ma lõikan siia poole veel ikkagi ühe katva kanga. Nüüd olen ma jõudnud siis oma tööga nii kaugele, et ma hakkan teda viimistlema, ehk siis seda lõpukanti panema. Mis ma siin ennem ära tegin? Ma tegin ära see, et ma panin igasuguseid kaunistusi siia. Mingid lehekesed, ikka silt handmade, et mul meelest ära ei läheks, et ma olen käsitsi teinud teda. Tegin ära ka pealt kaane. Mõtlesin, et seda on ikkagi lihtsalt teha nii kaua, kui ta veel lahti on. Liimisin liimiga selle ilupaela ja siis ma panin ka siia kaunistused lihtsalt sellepärast, et ma kardan, et see pael hakkab aja jooksul hargnema siit otstest, et siin on tilgake liimi ja siis õmmeldud metallist lillekese. Ja lõikasin ma ära ka siis selle kaane täpselt õigesse suurusesse. Traageldasin kokku. Siit on lahti praegu, aga üldiselt on kokku traageldatud. Ja nüüd enne, kui ma hakkan seda kanti tegema, on mul vaja panna see klapp. Siin on need magnetid, nii tugevalt käib. Päris tugevalt, 2 tükki. Ma pean need magnetid ennem ära õmblema, kui ma panen kandi. Sest ma pean siit vahelt teda õmblema, mitte päris läbi. Kõigepealt ma traageldan ära kinni selle kõik, et ta ei liiguks paigast. Mõõdan ära keskkoha kantel. Mõõdan ära keskkoha sellel detailil. Panen kokku keskkohad. Traageldan kinni kindlasti, võib-olla isegi õmblen masinaga kinni. Ja siis mul on vaja vaadata, et need 2 magnetit siin selja taga tuleksid õigesse kohta. Nüüd on jäänud mul veel üks samm ja see on äärekandi panemine. Mul on selline lai puuviljane kant, diagonaalkant, valmis ostetud. Laiem kui näiteks see roosa oli. Ja ma teen niimoodi, et ma siis väljaspoolt traageldan kõigepealt täpselt ääre-vastast mööda seda murdejoont ära. Ja siis, kui mul on see murdejoon ära õmmeldud pärast masinaga, kui ma ta ära keeran, siis ta jääb mul võrdselt sama lai mõlemalt poolt. See on selline kant, mis näitan näiteks see roosat kanti, siis kant on selline, kus ta saab keskelt kokku. Siis siin need 2 poolt keskelt kokku ei saa, aga kuna ta on nii paks, siis see ülejäänud osa läheb siia paksuse peale kõik ära. Mulle praegu vähemalt tundub nii. Proovin. Oletame, et mul on siit ära õmmeldud. Ja siis ma keeran ta mööda äärt siia. Ja kui ma pärast õmblen siit poolt,
no natukene jääb vahe sisse. 1 millimeeter. See tähendab seda, et kui ma tahan, et ta võrdselt jääks sama suur, siis ma pean siit äärest 1 millimeetri kauguselt tõmblema. Nii ma nüüd murran ära. Jah, ma jätan natuke sinna ruumi. Ma lähen traageldama.